Tere päevast ja tere tulemast meie esimesse tundi. Ja siis täna me õpime, kuidas luua kursust Moodle keskkonnas. Ja kõigepealt te peate sisse logima siis meie keskkonda ja see on Skoodle Online. See tegelikult väga kergesti meeldejätav sõna Skoodle, School Moodle. So Skoodle Online, logime sisse. Ja siis praegu te näete see, mis teie admin on lubanud teile näha. Ja kõigepealt siis valige keeld, valime siis eesti keeld. Nii, ja siin on meie menüü, töölaud, saidikodu, kalender, privaatsed failid ja õppekeskkonna haldus. Meid praegu huvitab see õppekeskkonna haldusmenüü. Ja teil on siis eriti palju valikuid ei ole, kursused ja haldakursused ja kategooriaid. Vaatame siis kursused, tühi, sellepärast me ei ole veel ühtki kursust loonud. Lähme tagasi. Ja siin on meil siis menüü, loo uus kursus. Õpetajana teil pole õigusi kategooriaid luua, aga meil pole seda vajagi. Okei, teeme siis loome uue kursuse. Kõigepealt kursuse täisnimi. Mul on siis ingliskeelne kursus ja selle täisnimi on nii. Mul tuli päris pikk kursuse nimi ja seda võib lühemaks teha ja see ongi siis kursuse lühinimi. Paneme siis Coding for Beginners. Copy, paste. Kursuse kategooria meil praegu ei saa valida rohkem kui seda miscellaneous. Miscellaneous on inglise keeles nagu muud, aga kui on siin kategooriaid rohkem, valigi selle kategooria, mis on teie kursuse parem. Nähtavus, ka 2 valikut, näita ja peida, kursuse algus ja lõppkuupäevad. Neid võib lihtsalt välja lülitada siit. Nii, siia te võite siis lisada oma kursuse kokkuvõtte. Alustan, aga ma pärast lõpetan. Teil on pärast võimalus seda kirjeldust muuta. Kursuse pilt, laadi fail üles. Nii, see on minu pilt, siis laadi see fail üles. Kursuse formaat, kas teemad või sotsiaalvorming või üksiktegevuse vorming või nädala vorming. Mina valin siis teemade vormingu ja mitu jaotist mul on. Ma kohe vaatan, mis minu kursuse plaani ja mul on siis 9 jaotist. Nii, 9 jaotist ja siis mida me teeme siis peidetud sektsioonidega. Võite siis täiesti nähtamatuks teha või suletud kujul. Mina eelistan siis seda nähtamatut viisi. Kursuse paigutus, kõik sektsioonid ühel lehel, jah, sobib. Mis on siis keele sunnimine, et kasutaja logib sisse ja kasutaja veebibrauseri veebilehid, see keel on vaikimise, näiteks inglise keel, siis ta näeb seda kursust inglise keelest või tema vaikimise keel on prantsuse keel, siis ta näeb menüüd prantsuse keeles. Muidugi kursuse sisu jääbki samas keeles, mis oli see mõeldud. Eesti, inglise, vene, siin võiks olla rohkem keele, aga mina valin ära sunni, et igaüks siis valib menüü keelt ise. Teadaannete arv, siis võib vaikimise ja 5. Siin midagi muuta polegi vaja. Siis vaatame failid ja üleslaadimised. 2 gigabaiti on liiga palju. Võib valida siis näiteks 250 megabaiti. Piisab küll. Lõpetamise jälgimine, rühmad. Meil praegu polegi vaja mingeid rühmasid siin.
ja tegelikult ongi kõik, salvestaja kuva. Ja palun, see on siis meie värskelt loodud kursust ja kursusel on 9 teemat, 9 jaotist. Ja järgmises tunnis vaatame, kuidas kursusele lisada tegevust.